Ilari Kivisaar, Maris Järva. Kroonikapidu. Mitmes kord teil on seda aga külastada? Issand, ma ei tea. Ma ei tea, ma ei oska öelda. Mitu muna sul kapi peal reas on? 14. Ja sinul, Maris? -10. No umbes nii. Umbes nii. Kas sa loodad täna, et aasta hääle oled sina ja kas see, et ütleme, tegelikult sa konkureerid podcastidega, mis tunnetega sellele vastu lähed? Ma tulen siia selles mõttes hea meelega, et näeb inimesi, kellega meiega otseselt koos ei tööta, aga on meie kolleegid, saame siin natuke jutustada, näha, mis teised arvavad, mis toimub. See, et on podcastid sattunud siia vastu, siis täiesti miks mitte, et tore, et natukene raadiot on ka veel esindatud, sellepärast, et mina ei ole sellega nõus, et raadio on surnud ja podcastid elutsevad meist rohkem, et eks seda nüüd täitab tulevik, aga see kindlasti ei ole nii, et podcastid, ma ise ka kuulan palju podcast, aga see on ikkagi nišikam teema, aga millegipärast ikkagi, kui raadios tullakse ja tahetakse oma uut lugu esitleda või ikkagi mingit olulist sõnumit esitleda, siis ma ei näe, et keegi läheks salajuttudesse, vaid ma näen, et nad tulevad meile. Sa oled küll väga tagasihoidlik, ma tahan öelda, et tegemist on Eesti number 1 raadiohäälega. Olenevata sellest, kuidas täna läheb, nii see on ainuke raadiohääl. Just nimelt. Aga milliseid podcast'e te ise kuulate? Mina ei kuula mitte ühtegi. Sina kuulad ju Vikerraadiost neid ööülikoole. No olen kuulanud, jah, mõningaid, ja mulle ka väga meeldib kuulata just sellist, kus ma saan midagi huvitavat kuulda ja ma kuulan neid tegelikult päris palju, aga ma kuulan peamiselt selliseid persooni lugusid. Ma näen, et podcast kestab üle tunni aja, siis ma tahan seda kuulata. Õige. Ja mulle meeldivad ka need podcastid, kus targad inimesed räägivad tarka juttu. Ma seda laminat ja pläma ei viitsi kuulata. Mulle piisab lihtsalt isikust, kes mulle on sümpaatne või vahel ma isegi annan võimaluse inimesele võib-olla, kelle puhul ma ei mõtlegi võib-olla nii hästi, aga ma mõtlen, ma annan talle võimaluse, ma kuulan, mis ta räägib. Ja kui ma näen, et see podcast on üle tunni aja, siis ma kuulan seda. Peamiselt metsa jalutuskäikudel koeraga, siis vahel ma tahan vaikust, aga vahel ma kuulan. Ma püüan kogu aeg endal tekitada seda mingit podcasti või nende asjade kuulamist, kuidagi ei õnnestu. Ma ei tea, miks. Selleks peab olema kas mingi jalutamine või autosõit, mingi või trenn. Ma trennis ei viitsi kuulata. Ma trennis kuulasigi paar korda. Trennis ma tahan muusikat kuulata, sealt sa saad motivatsiooni. Soovitan, äkki jõuad rohkem. Mul ei ole motivatsiooniga probleeme trennis. Mul on siuke rahulik trenn, ma alati istun. Mul on kõik harjutused on istudes, masinate peal. Võib-olla siis asi muutub. Ja, võib-olla tõesti. No aga tegelikult olgeme ausad. Tänase õhtu üks tähtsamaid küsimusi on, kes on seksikaim mees või naine? Jaa. Kes sa olid need kandidaadid? Naiste seas on Maris Järva, Evelin Maris Järva oleks lihtne. Vaatan Marisele otsa. Et Maris Kõrvits, Evelin Mõigeväest ja Ann-Marleen. Ja meeste seas Priit Look, Nöpp ning Kormoja. Orm, 100%. Teised on tema kõrval kääbused. Kas sellepärast, et ta oskab hästi süüa teha? Sellepärast, et ta on nii ilus. Mis kääbused? Nagu ülekantud tähenduses. Mina ikkagi ütleks, et Priit Loog on korralik abielumaterjal, et ta on ikkagi ka väga selline hot daddy, nagu ma kuulsin viimati öeldi tema kohta. No Sari papsid on sellele oluliselt juurde ilmselt andnud. Olen näinud igat osa, nii et selles mõttes, jah. Ma kuidagi naiste koha pealt ma peaks ütlema nüüd, eks ole, et see... No meie kolleeg Maris. See Maris. See mitte su kõrval, Maris. Kõrvis. Muidu ta tapab mu ära. Et sellepärast ma ütlengi tema. Ainult sellepärast? Okei, ega me vereloiku kohvimasina juures keegi näha tõesti ei soovi, aga ma soovin teile ilusat õhtut ja loodan, et Maris, sinuga on põhjust varsti jälle jutustada. Näis, aga aitäh teile, tšau! Aitäh!